Kõik inimesed ju teadvad, mis asi on Vana Testament. Ristiinimesel on see pühakiri, teistele kultuuri tüvitekst. Selles on lood Aadamast ja Eevast, 10 käsust, palju luuletekste. Aga kas me ikka tunneme Vana Testamenti? Vana Testament koosneb väikesest raamatukogust. Mitu raamatut selles on? Kui me need kokku loeme, saame 39. Ent kas tõepoolest Vanas Testamendis on 39 raamatut? Sõltub sellest, kelle käest küsida. Vana Testament on algselt kirja pandud heebrea keeles, kuid selles on ka arameakeelseid osi. Heebreakeelne Vana Testament, mida ka heebrea piibliks nimetatakse, on tavapäraselt jagatud hoopis 24 raamatuks. Ka raamatute järjekord on teine kui meie emakeelses piiblis. Millest see tuleneb? Mõned raamatud, näiteks kuningate raamat, mis meie piiblis on jaotatud 2, on heebrea piiblis loetud 9 raamatuks. Ent idakirikutele on pühakirja esimeseks osaks hoopis heebrea piibli vana kreekakeelne tõlge, Septuaginta. Kui vaatame, mida Septuaginta sisaldab, siis ilmneb, et see kattub suures osas heebreakeelse Vana Testamendi tekstiga. Ent lisaks sisaldab see mitmeid raamatuid, mida heebreakeelses Vanas Testamendis ei ole. Miks siis neid seal ei ole? Sellepärast, et nad on juba algselt kirja pandud kreeka keeles. Kas me neid ka eesti keeles lugeda saame? Jah, saame, kui oskame õigest kohast otsida. Avades näiteks 1938–40 ilmunud eestikeelse piibli, on selle sisu korras Vana Testamendi ja Uue Testamendi vahel jaotus nimega apokriiva. Martin Luther on nende kohta kirjutanud siin nõnda. Need on niisugused raamatud, mis pole küll nii kalliks peetud kui pühakiri, mis aga ometi head lugeda ja millest inimene samuti võib kasu saada. Luterlastele on olulised piibli algkeelsed tekstid ja nii on meie emakeelne piibel Vana Testamendi osas tõlgitud heebrea keelest. Ent 2 testamendi vahele on paljudes väljaannetes lisatud ka apokrüüfid või apokriivad. Niisiis on protestantide jaoks Vanas Testamendis 39 raamatut. Juutide jaoks heebrea piiblis 24 raamatut. Katoliku ja õigeusu kirikutes on aga Vana Testamendi raamatuid rohkem. Ka raamatute järjekord erineb. Mida sellest järeldada võib? Usukogukondade pühakirjade erinevused nii mahu kui järjestuse osas kajastavad lahknevusi pühakirja tõlgendamisel. See, mida meie Vanas Testamendis esile tõstame, ei ole ainuvõimalik. Seega on Vana Testamendiga lood palju keerulisemad, kui esmapilgul paistab. Sellesse raamatukokku on põhjus süveneda. Tule õppima ja saad Vanast Testamendist palju rohkem teada.